1990. aastal ehitas üks eestlane omale lumelaua ning tuli sellega 4-kordseks N-liidu meistriks. Siis ei teadnud veel keegi, kui hulluks asjad võivad minna. On see sport või elustiil, mis neid seob? Mis sai ja mis saab? Sellest 15. jaanuari õhtul kell 11 Kanal 2. Mulle meeldis Maik kõige rohkem. Nii arvatavasti ka enamus on. Temal oli ikka õhk all ikka kõige paksemist, et ta oli kuidagi eriti kõrge. Võistlus põhimõtteliselt on nagu, et kujunenud show'ks nagu, et siis kui sa oled hästi ette valmistunud, siis seda seal teed nagu kõigi ees, sa teed seda teiste jaoks ka nagu rockstar. Minu jaoks pileteid tuleks vaatama. Kui on vinge vaadata, siis on eriti lahe. Just teed enda ja teiste jaoks. Üks asi on see osavõtmine. Teine on see, kui sa tunned, et kui sul on potentsiaali võib-olla isegi mingi koht võita ja siis võitled selle koha pärast. Aga noh, nende mõnuga. Või katus võib ära sõita, siis mingist asja juhtuma. Põhimõtteliselt võiks välja naarda inimesi, kes ütlevad, et ta on lumelauda peal. Muidugi, kui ta iga nädal ei käi muidugi sõitnud. Kuskil välinud. Ma küll mingi lumelaudur ei ole. Mulle meeldib sõita. Kõige tähtsam on nagu sõita. Ja siis, kui on sõidatud, siis on rääkida. Mingi naermine on hea, söömine on hea. Higistamine, siis kõik asjad, mis ajavad higistama. Söömisega seostub veel magamine, vedelemine, teleka passimine. Vedelemine, telekas, passimine ja ta millega passimine seostub. Mis esimene oli? Siis higistamise alla võib panna kõik tegevused.